Kuidas te defineerite head juhendajat? Head juhendajat sellega, et ta ei lase õpilasfirmal nii-öelda alla käia, ta kogu aeg motiveerib. Ta peab olema selline inimene, kellelt sa tahad asju küsida. Lilleküla gümnaasiumi juhendajad, kes aitasid väga hästi kaasa. Annab sulle palju vabadust, et ta ei torgi sind kogu aeg, samas ta vaatab, et sul on alati nagu kõik korras ja korrektne. Et ta laseb sul mängida ise. Ja on näha, et teda tõesti huvitab see, mida ta teeb. Sest meie juhendaja isegi nagu räägib meiega nagu öösel. On teinud palju vigu, et on õppinud vigadest ja oskab siis suunata nii-öelda mitte neid vigu tegema. Ütleme, et annab sulle endale ruumi areneda, mitte ei tee tööd sinu eest ära. See on ka väga tähtis, sest su nagu eneseareng on see, mis tegelikult nagu on see, mida sa saad päriselt selle õpilasfirma tegemisega juures. Ambitsioonikas ise ka, et ta kannaks nii-öelda üle seda rõõmsameelsust. Enesekindel, ma arvan, et kui ta iseennast ei usu või ei usu seda, mida ta räägib, siis kuidas meie peaks seda uskuma? Meie siis väga head juhendajad on siis meie Lille gümnaasiumi õpetajad Laglomato ja Marko. Täpselt siuksed, nagu nad on, hästi kohusetundlikud, panevad meid pingutama, kogu aeg tuletavad meile meelde, et me teeksime asjad õigel ajal ära. Parim mõtlesin, et nad tagant sunnivad meid, et kui me midagi ei tee, kui me oleme laisad, näiteks ei tee postitusi Facebooki ja lihtsalt passime, siis nad tulevad ja ütlevad, et kurat, tehke ära. Annab häid ideid, kuidas toodet arendada. Lõvi tiimis. Kõik Gmailid tulevad meile topelt selles mõttes, et igaks juhuks, et näeksime, on ju. Mis on parim soovitus, mida juhendaja on teile andnud? Juhendaja, ta on soovitanud meil õpetajatele müüa. Seda me ei ole teinud. Müügikõne ja hea väljanägemine ja kvaliteet. Kindlasti 3 väga olulist. Olla avatud ja aus ja olla ambitsioonikas sellel valdkonnal, mida sa teed. Tehke kõik reeglid korralikult Jaalehel. Uskuda enda tootesse, teha see nii-öelda niimoodi, et nagu hingega. Kõige parem soovitus on reklaam. Reklaamiga toob kõige rohkem sisse. Ära karda vigu teha. Me kõik teeme neid, aga kõige tähtsam on see, kuidas sa õpid neist ja teed kokkuvõttes siis parem õpilasfirma. No ta on meil soovitanud agressiivsemat müüki teha inimeste pihta, et me oleme sellised tüüpilised Eesti mehed üsna passiivsed. Kindlasti alati rõõmus olla, et ei tohi sellise muserdunud näoga olla. Laud ilusti korda teha, et see oleks silmapaistev, inimestele meeldiks siis vaadata, oleks ilus silmale. Rohkem nagu publikusse minna, välja nagu müü oma toodet. Ja mis soovitusi mentorid teile andnud on? Neil on kõigil alati palju öelda, et tehke nii ja tehke naa, muutke kõike, aga nad on põhiliselt öelnud lihtsalt pange hullu. Kas teie juhendaja on keelanud ka midagi teha? Seda on kindlasti tehtud. Meil ei lubatud toite müüa, sest et neid müüakse kogu aeg ja pidime tulema mingi kindla enda ideega. Tee seda, sa teed seda ja me just teeme oma töö nagu nii. Ja. Ta pani teile paika, et kes mida teeb? Ja. Kindlasti on ta keelanud telefonis meil olla. Ta ei luba meil varem ära minna ja me ei tohi Red Bullis enam avalikult juua. Et jah. Käite nurga taga Red Bulli joomas siis? Vahest küll. No mitte ametlikult. No on keelanud seda, et nagu nii-öelda poisid on poisid ikka, et natukene tuleb nagu ringi käia ja natuke nalja teha, aga seda on meil keelanud küll teha, et nagu tuleb professionaalseks jääda. Ei tohi olla krobeline lina, nii et me kandsime kaasa eraldi triiklauda ja meist võib videoid olla, kuidas me triikisime reaalselt seda seina, et Svetlana Sidorova, teie pärast on need linad nii perfektselt sirged. Lahkuda varakult. Otseselt keelanud ei ole, aga ta soovitas meil idee natuke ümber mõelda. Me oleme nagu öelnud neile, mis see idee on ja siis nad ütlevad, et ma ei tea, et mõelge veel nagu. Et see on pigem nagu soovitus. Võib-olla, et kuidas nagu midagi vahetada, aga ei olnud nagu sellest, et ei, ma keelan teile nagu selle tegema. Millal oli esimene laad Ülemästes, siis pole teadnud midagi, aga siis ta andis mingi soovitused, mis olid väga kasulikud. Jah, väga klassikaline juhendaja ei keela midagi, vaid soovitab. Väga poliitkorrektne. Kas teil on ka mõni saladus oma juhendaja või mentori ees? Võib-olla, et... Ei ole. Oleme ausad. No, meie juht on väga tark inimene ja meie meelest ta teab väga palju.
ei ole, me oleme hästi... Meil saladusi on selles mõttes, et me oleme üsna siuksed avameelsed, et me räägime kõik läbi õpetajaga, kui meil oli mingi probleemid omavahel. Me räägime kõik välja. Mis on see üks asi, mis te olete nüüd välja rääkinud siis oma juhendajale? Siuke koostöö, tiimi koostöö, siuke väike mure. ei suju näri. Ei teaks, ei oska vastata sellele. Peab jääma saladuseks. Sa oled nii paanikas kohe. Mul friikartu suus, ma ei saa niimoodi rääkida, kuulge. See on ebasünne. Nii. Vist mitte. ei, meil pole saladusi. Meil ei ole mingit saladust. Lihtsalt valmistame tooteid vastavalt hooajale. See on väga enesekindel. Oli küll. Jah. Ma ei tea, kas me võime seda välja öelda, aga päris tegelikult ei ole. No väga sellist nii-öelda saladust ei ole, sest nii-öelda ma arvan, et ta ise aimab ka, aga lihtsalt Äkki ma küsin abi, mul ei ole täpselt teada. Mis küsimus oli? Ma arvan, et me ei või praegu saladusi avaldada siin, sest et ilmselt vaatab seda, kui me need välja räägime. Aga siis on juba niikuinii on kevad, tegelikult väga suurt vahet ei ole, kui ta selle saladuse teada saab. Saladus, et ma ei teagi, ma ei saa praegu öelda neid. Meil on suured saladused. Suured saladused, jah. Juhendajast saladused. Jah. Meie juhendajast, eks siis. Jah. Ma arvan, et meil ei ole praegu siis. Üldiselt me räägime ikka kõik asjad vist ikka juhendajale ära. Aga üldiselt, mida te siis rääkimata jätate? Siukse asju eriti ei olegi, võib-olla mingid asjad, mida saame ise ära lahendatud. Ja meie saladus on see, kui palju käivet me tegelikult teenime, kui palju kasumit. Meie käive on tohutu. Kas teil on mõni eeskuju ka õpilasfirmade seas, keda te näiteks oma mentoriks tahaksite? Äkki meie mehed? Mentornaudi CEO. Tema on teinud fantastiliselt turu ja marketplace'i ja ma arvan, et kui me isegi saaks natukene sellele sarnaneda või keegi võrdleb meid mentornaudiga, siis me oleme teinud oma töö ära. Väga palju jälginud õpilasfirma Tricycle, kes eelmine aasta võitis. Et me oleme hästi palju neilt seda kuidagi indu või motivatsiooni saanud. Me oleme näinud enda koolist, Pirita Majandusgümnaasiumist olemegi näinud eelmisel aastal neid õpilasfirmasid, kes tegid samamoodi nagu riideid. Ja ma arvan, et me üritamegi olla paremad selles suhtes, et me pakume paremat hinda. Mis soovitused te näiteks annaksite teistele juhendajatele ja mentoritele? Olge kohal. Paljud juhendajad võib-olla lihtsalt natukene kaugemal ja ei hoia kursis sellega, mis toimub. Nii kui kohal olete, siis saate aidata kaasa. Rohkem pigem erinevaid ideid juurde anda, kui öelda, et midagi ei sobi. Näiteks. Ja rohkem niuke sõbraside. Mõelda ennast ise õpilase olukorda, et võib-olla kui ei jätku kogu aeg aega, et siis ka sellega arvestada. Tehke selgeks võib-olla mõndadele õpilasfirmadele, et ajad ja kuupäevad on olulised. Kindlasti võib-olla siis vaadata, et tiimid sobiksid omavahel hästi kokku ja et nende töömeetodid oleksid ka siis sarnasemad. Oma õpilastele vabad käed ja lubage neil oma loovust ja neid, mida nemad tahavad, laske neid. Kuulake neid, et kui neil on mingi mõte ja neil on ikka järjekindel, siis nad saavad sellega hakkama nagu meie. Kindlasti soovitaks neil olla rohkem nagu meie enda juhendaja Svetlana Sidorova, EBS Gümnaasium. Võiks kindlasti meelde tuletada, et lugege meile, see on hästi oluline. Ja kiita kindlasti, et kui on ikkagi suur töö tehtud, siis need kiidusõnad annavad alati motivatsiooni edasi. Aga mitte liiga palju kiita, sest et muidu on tekib võib-olla liiga suur hea arvamus võib-olla endast.